Räägime seriaali käesolevas osas võib-olla kõige jubedamast asjast, mis Eesti metsas üldse juhtuda võib. Räägime elurikkuse massimõrvast riigimetsas. Teeme seda Hiiumaa näitel. Viimasel ajal on laineid löönud Riigimetsa Majandamise Keskuse plaan saagida lagedaks Hiiumaal, Kõpu poolsaarel asuva Kaleste küla ümbrus. Mida tähendab Kaleste küla Hiiumaale ja tegelikult kogu Eestile? Käisime seda saareriigi suurimas 24. aprillil. Kaleste on Eesti üks kaunimaid piirkondi. Hajaasustusega ajalooline metsaküla asub Kõpu poolsaarel otse mere ääres. Sajandite jooksul on küla ajaloolised nimekujud märgatavalt varieerunud. Keeleteadlase Paul Ariste arvates tuleb küla nimi sõnast kallis. Kallis või väärtuslik on see kant mitmes mõttes. Eeskätt aga kauni looduse ja seal kasvavate metsade elurikkuse poolest. Nüüd aga kavatseb Riigimetsa Majandamise Keskus Kaleste küla ümbruses järjekordset elurikkuse massimõrva korraldada. Riigimetsa majandaja on seadnud eesmärgiks maha saagida Kaleste küla metsaalad Hiiumaal Kõpu poolsaarel. Kuidas on midagi niisugust võimalik olukorras, kus juba aastast 1995 kehtib Eestis säästva arengu seadus? Kuidas oleks võimalik seesuguseid elurikkuse massimõrvade kategooriasse kuuluvaid raieplaane vältida? Professor Toomas Frey selgitas Eestis metsade hävitamise peatamise võimalusi aastal 2017 Riigikogus esinedes järgnevalt. Ja seda raiet teatada saaks niimoodi, et tuleks kasutusel olev metsaseadus kuulutada õigustühiseks. Sellepärast, et tema võeti vastu olukorras, kus kehtis juba säästva arengu seadus 1995. aastast. Ja see, et valitsus ei täida juba kehtivat säästva arengu seadust, see on ju riigivastane tegevus. Ei täida seadust ja surub läbi uue seaduse, mis oma sisult on metsa laastamise seadus. Sellepärast, et selles seaduses ei ole ühtegi piirangut, kui palju raiuda tohib. On ainult öeldud, et on raielangid, aga neid on 7 erinevat raielanki ja on ka öeldud, et neid enda hulgast valitakse see, mis parasjagu majanduslikult sobiv on. Ja see, kui palju raiumisel kuulub, on siis ainult ministri otsusega 1. detsembril teatab, et nüüd järgmise 5 aasta jooksul raiemahud niisugused. Aga seal ei ole ju midagi muud, seadusest ei tulene, see lihtsalt, et Riigimetsa Majanduse Keskuse juhatuse otsusega öeldakse talle see arv kätte. Professor Toomas Frey äsja kuuldud sõnavõtust järeldub, et RMK on riigiettevõte, kus tegeletakse juba pikemat aega riigivastase tegevusega. Hoolimata sellest, et aastast 1995 kehtib Eestis säästva arengu seadus, näeb RMK metsas vaid puiduressurssi. Riigimetsas elurikkuse massimõrvade korraldamine on nii terve mõistuse kui ka põhiseaduse vastane tegevus. Kordame üle. Järjekordne jõhker lageraie elurikkuse massimõrv on planeeritud Hiiumaal Kaleste küla metsaaladel. Vaatamata sellele, et Hiiumaa maakonna planeeringu järgi
on Kaleste kõige kõrgema väärtusega maastik, koguni rahvusmaastik. Kaleste küla metsade kaitseks välja astunud kogukonna liikmed on veendunud, et küla ja maantee vahele jäävaid metsi tuleks majandada püsimetsana. Kaleste on ajalooline metsaküla, mis asub mere ääres ja see on üsna haruldane kombinatsioon. Siin on võrratud maastikud, võrratud vaated ja seda ju tunnustab ka Hiiumaa maakonna planeering, mis nimetab seda kõige kõrgema kategooria väärtusega maastikuks ja samuti on tegemist siis ühe Hiiumaa kõige populaarsema puhkealaga. Siin on Hiiumaa kaunimad, kui mitte Eestimaa kaunimad rannad kohe selle metsaviiru taga ja sinna on ka RMK kenasti ehitanud välja lõkke- ja laagriplatsi. Ja selles mõttes Hiiumaa kontekstis Kaleste on korraga üks ilusamaid looduslikke paiku, mis kuulub rohealade võrgustikku, aga teiselt poolt on ka suure tähtsusega puhkeala ja rekreatsioonipaik. Ja tagatipuks tuleb ka öelda, et ta on ka kultuurilooliselt märkimisväärne ala. Kaleste on üks neid väheseid Eesti külased, kes on põlistatud Eesti kirjandusest. Tõnu Õnnepalu romaanis Paradiis ja Tõnu Õnnepalu on siin külas pea aastakümneid elanud ja ka kindlasti tema on aidanud oma loominguga selle küla väärtust nii Eestis kui laiemalt tõsta. Hiiumaal leidub rohkesti näiteid selle kohta, mis juhtub siis, kui riigimetsa majandaja on järjekordse lageraiega maha saanud. 24. aprillil külastasime Kõpu poolsaarel ka seda piirkonda, kus viimati elurikkuse massimõrv toimus. Puid saeti siin detsembris 2020. Kohtusime raielangil Hiiu lehe peatoimetaja Harda Roosnaga. Harda on ka Kõpu piirkonna arendusseltsi Valguskiir juhatuse liige. 6. aprillil avaldati Hiiu lehe esiküljel artikkel, milles Harda Roosna annab edasi arendusseltsi Valguskiir liikmete mõtted ja arvamused seoses võimalusega, et Kaleste küla metsad lähiajal maha saetakse. Harda, me oleme nüüd kus kohas Hiiumaal täpsemalt? See on Hirmuste külatee, siin kõrval lähedal on Ohami sihtkaitsevöönd, mitte väga kaugel on kuskil ka üks kotkapesa ja see Ohami sihtkaitsevöönd on päris ulatuslik Hirmuste küla, umbes siin kuskil lähikonnas elab ka Erkisventüür, on tema kodu. Aga see on siis üks osa sellest raietest, mis RMK eelmisel aastal ära raius Kalana ja Ristna küla KAH-aladel. Nad raiusid 10 aasta plaanist 67% 10 aastaks planeeritud 23,4 hektarist. Ühesõnaga ja lageraie siis 10 aasta pindalast raiusid ära 41%. Ütles ühe kuuga võtsid kõik selle maha. Mis kuul see toimus? Detsembris, mullu detsembris. Detsembris 2020. Jah, ja teavitasid KAH-aladest oktoobri lõpus 2020. Nii et nad lugesid nagu selle lõppeva 2020. aasta 10 aastast esimeseks. Toodud näidete varal hakkamegi jõudma üle pea kaela tormates toimuvate lageraiete põhjusteni. Miks riigimetsa majandaja kiirustab? Mis sunnib teda rabama metsa kõikjalt, kus vähegi võimalik? Löögi all on Tartu maratonirada, Lõhevere linnus, Orissaare terviserada, Voovremäe suusarajad ja veel 10 hinnatud puhkealad. Miks on Riigimetsa Majandamise Keskus seadnud eesmärgiks hävitada 10 kultuuriloolisi ja rahvusmaastikke? Miks on Riigimetsa Majandamise Keskuse nägemuses lageraie peaaegu ainus viis metsa majandada? Miks KAH-alade puhul kohalike inimeste kaasamisel tehakse kohe selgeks, et oodatud on kõik mõtted,
välja arvatud raieviisid ja lankide suurus. Hoolimata sellest, et RMK omab Euroopa säästva metsanduse sertifikaati, mis nõuab kohalike inimeste kaasamist otsustamisse. Ka otsustamisse raieviiside ja lankide suuruse üle. Eesti metsapoliitika tulemus on silmale üpriski valus vaadata. Üks elurikkuse massimõrv järgneb teisele. Kes kõige selle eest vastutab? Vastutajad on aga täpselt teada. Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees Aigar Kallas ja nõukogu esimees Hardi Tullus. Ei Aigar Kallas ega Hardi Tullus pole kuskil ega kunagi öelnud, et neid niisugune metsapoliitika ei rahulda. Järelikult on elurikkuse massimõrvad riigimetsas saanud nende heakskiidu. Kas muutuks midagi, kui juhatuse esimees Aigar Kallas ja nõukogu esimees Hardi Tullus tagasi astuksid? Tõenäoliselt mitte. Nende meeste hästi makstud töökohtadele algaks arvatavasti äge rebimine. Elurikkuse hävitamine Eesti riigimetsas toimub ajal, mil meie planeedil tehakse üüratuid jõupingutusi liikide väljasuremise pidurdamiseks maakera kõige erinevamates piirkondades. Tundub, et käes on ülim aeg lõpetada elurikkuse massimõrvad ka Eesti riigimetsas. Võib-olla aitavad selle eesmärgini jõuda ingliskeelsed videod, mida praegu ette valmistame. Kavatseme riigimetsas elurikkuse massimõrvadest kõnelevaid videoklippe levitada Europarlamendi saadikute ja Euroopa Liidu kõrgete otsustajate seas. Muu hulgas küsime nendes videoklippides. Kas on ikka õige, et Riigimetsa Majandamise Keskus naudib rahvusvahelisel puiduturul juba pikemat aega Euroopa säästva metsanduse sertifikaadi omamisest tulenevaid eeliseid? Raiesmikud võtavad juba väga suure ala Kõpu poolsaare pindalast Hiiumaal ka. EAS-i juht ütles juba, et see hakkab meie turismi juba häirima, et meie jutt, et Eesti on metsade maa, hakkab olema nagu tühi sõnum, sisuta sõnum, vale juba, eks ju. Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajad käituvad sageli ka illusionistidena. Teisisõnu, kohalikele aetakse puru silma ja kärbseid pähe. Usinasti luuakse kohalikes elanikes ootusi ja lootusi, kuid mesimagusat juttu ajades juba teatakse, et tegelikult tehakse hoopis midagi muud. Suurepärane näide niisuguste trikkide kohta pärineb jällegi Kõpu poolsaarelt. Kirjutasin Hiiu lehes selle kohta, et RMK lõi illusiooni meile, et raiutakse aeglaselt 10 aasta jooksul ja tegelikult üle poole raiuti maha 1 kuuga. Et see on see, miks pärast inimesed nii paljud kaasa tulid selle Kalesteküla metsade kaitseks ja muret tunnevad selle pärast. Mida arvab riigimetsas kujunenud olukorrast Asko Lõhmus, Eesti üks nimekamaid metsateadlasi? Vaatame ja kuulame, mida ta rääkis aastal 2017 Riigikogus esinedes. Ja mul on 3 sõnumit. Esiteks, et meil tegelikult on säästliku metsamajandamise kontseptsiooni näol olemas nii hästi selge metoodiline juhis kui ka kehtiv poliitiline kokkulepe metsamajanduse ja metsade targaks juhtimiseks. Aga teiseks, et viimasel 10 aastal on Eesti tegelik metsapoliitika liikunud sellest alusest ja kokkuleppest tasapisi üha eemale ja praegu on riik juba jõuliselt arendamas puidutööstust teiste metsahüvede arvel. Ja et kolmandaks, et see suundumus on pikaajaline turvarisk ja minu meelest vajab kiiret parandamist. Asko Lõhmuse ja professor Toomas Frey esinemisest Riigikogus võib teha ühe väga kindla järelduse.
Eestis on piisavalt teadmisi ja oskusi selleks, et riigimetsa säästlikult majandada. Kuid ilmselt on poliitikute, erakondade ja metsatöösturite surve riigimetsa majandamise keskusele nii tugev, et elurikkuse massimõrvad riigimetsas kestavad edasi raugematu hooga. Kuid ka meie ei kavatse püssi põõsasse visata. On veel midagi, mis hiidlastes nördimust põhjustab. Mida tehakse edasi Hiiumaa metsades maha saetud puudega? Hiiu lehe peatoimetaja Harda Roosna teab seda. Tol korral, kui siin harvesterimehed töötasid, saime me nende 2 sõna juttu rääkida. Ja nad ütlesid, et nende meelest on ka need langid kõpu jaoks liiga suured, aga nad pidasid silmas just seda Ojaküla juures seal paari lanki. Ja mis oli veel teine, küsisin, et kuhu siis see puit, paperipuit läheb, ütles, kõik läheb pelletiks. Meie noored puud võetakse maha, hakitakse, kuivatatakse ja viiakse ja köetakse Euroopat, Taanit ja Rootsit. Kas see on hea mõte? Kas see on kliimasäästlik? Eesti üldsust püütakse uinutada juttudega sellest, et metsade elurikkuse taastamine on põhimõtteliselt väga lihtne. Kõigepealt saime metsad lagedaks. Seejärel istutame raiesmikkudele miljoneid puuvõsusid ja asi korras. Kahjuks nii lihtne see asi siiski ei ole. Metsade elurikkus ei koosne üksnes puudest. Lisaks kuuskedele, mändidele ja teistele puuliikidele moodustavad metsade elurikkuse tuhanded taimed, putukad ja mikroorganismid. Suurem osa sellest kirevast seltskonnast hukkub metsamasinate roomikute ja rataste all. Eesti metsade tõeline elurikkus aga ei pruugi taastudagi. Või siis kulub selleks palju sajandeid, isegi tuhandeid aastaid. Seepärast räägimegi suurtest lageraietest kui elurikkuse massimõrvast riigimetsas. Kuid liigirikkus on hindamatu väärtus. Ilma selleta ei saa hakkama ei loodus ega inimene. Isegi mitte riigikogulased, RMK ülemused ja metsatöösturid. Iseenesest ei ole lageraie ka Eesti tingimustes siiski saatanast. Kõik sõltub sellest, missugused on lageraie mõõdud. Seda mõistavad kõik täie aruga inimesed ja ka Kõpu poolsaarel elavad hiidlased. Meie üks vana metsamees Ülo Pihel ütles, et selline väike raiesmik, 2 hektarit, 2,5 on nagu vitamiin metsale. Ta loob valgusrežiimi, vaheldab, ta loob uuetele taimedele, teistsugustele taimedele võimalus, ei ole monokultuurne, näiteks männi sisse tuleb kaselapike. Et see on ainult hea, aga nii suur ja nii palju korraga. Ja tegelikult võiks ikkagi üle vaadata ka Hiiumaa raiemahud üldisemalt, et need on ikka jõuliselt ja jõhkralt kasvanud. Püüame seriaali käesolev osa lõpetada pisut helgemates toonides. Saareriigis käies uurisime, mida arvatakse Riigimetsa majandamise keskuse tegevusest Hiiumaa vallavalitsuses. Kohtusime vallavanem Hergo Tasujaga Kalesteküla mändide all Riigimetsa majandamise keskuse poolt rajatud ja hiljuti renoveeritud puhkealal. Ütleme siis nii, et jätame Kaleste metsad alles. Ma selles mõttes usun, et on väga kindlasti võimalik leida kompromiss RMK plaanide ja kogukonna soovide vahel, ehk kindlasti on võimalik siin Kalestes teha metsatöid, et me ei pea ütlema, et siin ei saa üldse midagi teha, aga neid töid saab kindlasti teha sääraselt, et ühe korraga ja liiga suuri alasid korraga tühjaks ei raiuta, vaid nii seda raielangi suurust kui
ajalist perspektiivi saab sättida nii, et see oleks mõlemale poolele vastuvõetav. Ehk jällegi, nagu ennem mainisin, teha seda rohkem püsimetsanduse põhimõtetel. Mida siis tuleks Kaleste küla metsadega ette võtta? Vastus on tegelikult lihtne ja selge. Neid metsi tuleks majandada püsimetsana. See rahuldaks kõiki, nii Kõpu poolsaare põliselanikke kui ka suvehiidlasi. Praegu on tõesti see faas, kus siis, eks ole, RMK on välja valinud 29 nii-öelda KAH-ala, sealhulgas ka Kaleste ja väljastanud vastavad teatised. Hetkel meil paraku puudub täpne informatsioon, mis on RMK plaanid, aga me vaatame RMK käekõrja teistel KAH-aladel või üldse Eestis, et siis on ikkagi vähe lootust, et need metsad, mida on siis RMK märkinud küpseteks metsadeks, et nende plaanide järgi lageraiest pääseksid. Ja nüüd, nii nagu paljude teiste kogukondadega, Kaleste küla kogukonna eesmärk on siis loomulikult neid külametsi kaitsta ja kutsuda üles RMK-d neid hooldama püsimetsadena, ehk et kõik me saame aru, et metsad vajavad hooldust ja me ei ole üldsegi metsa majandamisega sellise vastu, aga me oleme sellise massiivse uuendusraia vastu, mis ilmselgelt kahjustab selle küla keskkonna väärtust, miljöö väärtust ja ei teeni tegelikult Hiiumaa huve, sest et ulatuslik lageraie Kaleste külas tegelikult halvaks aastakümneteks selle piirkonna turismipotentsiaali ja see kokku kahju, mida Hiiumaa kannatas ka rahaliselt, on võrreldamatult suurem kui see kasu, mille RMK saab ühekordsest lageraiest. Kaleste küla metsaala majandamine püsimetsana oleks suurepärane näide säästvast metsandusest Hiiumaal Kõpu poolsaarel. Mõne aasta eest Riigikogus esinedes selgitas metsateadlane Asko Lõhmus sedagi, mis imeloom see säästev metsandus siiski on. Et säästlik metsamajandus hõlmab metsade ja metsamaade hooldamist ja kasutamist sellisel viisil ja tempos, mis tagab nende bioloogilise mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime, elujõulisuse ja potentsiaali praegu ning võimaldab ka tulevikus teisi ökosüsteeme kahjustamata täita ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid funktsioone kohalikul, riiklikul ja globaalsel tasandil. Omaette küsimus on aga see, miks säästva metsanduse põhimõtted riigimetsas viimastel aastatel ei rakendu. Ja mida aasta edasi, seda kehvemaks on lood säästvusega seal muutunud. Värvikalt iseloomustab kõlanud väidet see, mis viimastel aastatel Hiiumaa metsades toimunud. Meenutan järgnevalt seriaali eelmises osas tutvustatud avalikku pöördumist. 6. aprillil saatsid kõrgendatud avaliku huviga metsade esindajad avaliku pöördumise Riigikogu poole. Pöördumine saadeti Vabariigi presidendile, valitsusele, õiguskantslerile ja mitmesugustele teistele organisatsioonidele. Saame näha, kas taas on tegemist hüüdja häälega kõrbes või hakkab nüüd võib-olla siiski midagi ka juhtuma. Paraku ei ole veel mitte midagi juhtuma hakanud, kui mitte arvestada keskkonnaministri 14. mail ajalehes Postimees ilmunud artiklit. Arvatavasti sõidab eeloleval suvel nii mõnigi teist ka Hiiumaale. Võimaluse korral käige ära ka tõelises maapealses paradiisis. Kaleste küla metsades ja küla vahetus läheduses asuval mererannal. Võtke kaasa Tõnu Õnnepalu Kaleste külas kirjutatud raamat Paradiis ja nautige elu. Selleks kõigeks on suurepärased võimalused vähemalt nii kaua, kuni Kaleste küla metsad püsti seisavad. Mõnusat kevade jätku ja ilusat suve teile kõigile. Kohtumiseni!